Tuudigi tolonen, Agnes ja unenägude võti. Pulla. Harmala turuplats oli täis värvilisi müügikioskeid ja rõõmsaid inimesi. Ema oli öelnud, et maal käivad kõik inimesed laadal ja arvatavasti oli tal õigus. Vaevalt Harmalas väga palju rohkem inimesi oligi kui täna seal. Ema loovis inimeste vahel nagu kalaroostikus ja Agnes üritas tal sabas püsida. Ema otsis maasikaid, sest neil oli uues kodus sügav külmik ja ema tahtis sügav külmutada. Ükskõik mida, aga kõige meelsamini maasikaid. Agnes seevastu tahtis emaga rääkida, ent see oli keerulisem, kui ta oli arvanud. Ema, see oli minu nimi, kordas ta ema seljale. Ei, see oli ainult peaaegu sinu nimi. Peaaegu, aga mitte päris. Sina oled Agnes Margareeta, mitte Agnes Margaretha. Ema ei võtnud vaevaks isegi seisma jääda. Agnes ohkas ärritunult. Ema, päriselt ka, mitut Agnes Margareetat sa tunned? Mina küll ei ole iial kohanud kedagi teist peale iseenda. Ja pealegi oli sellel hauakivil minu sünnikuupäev. 2. august. Ema naeris ja heitis Agnesele üle õlapilgu. Aga sina ei sündinud aastal 1938. Muidugi mitte, aga ikkagi. Kas see ei ole sinu meelest siis kuidagi imelik? Minu meelest on, jätkas Agnes. Imelik ja natuke õudne. Lõpuks ometi jäi ema seisma. Ta pööras ringi ja vaatas Agnest uurivalt. No ja, muidugi on see kummaline. Imelik juhus. Aga sul on vanaaegsed nimed. Need on ju pandud vanaemade järgi. Sellest tuleb ka, et sul on vanaemade vanuseid nimekaimusid. Ja isegi vanemaid. Kui see sulle hirmu nahka ajab, ei tasu ehk minna surnuaeda kõndima. Ema, ega ma seda ei mõelnud, pahvatas Agnes. Aga ema jätkas. Agnes, sa saad ju ometi aru, et see ei ole sinu haud ega midagi sellist. Agnes vaatas ema ärritunult. Ema, sa oled tobu, hüüatas ta. Muidugi saan ma aru, et see ei ole minu haud. Ma olen ju ilmselgelt elus või kuidas. Aga sellegi poolest tahaksin ma teada, kelle haud see on. Kellel on sama nimi ja sünnikuupäev kui minul? Ja miks just sellel hauakivil ei ole perekonna nime? Kõikidel teistel on. Küllap sa pead selle välja selgitama. Lahendama hauakivi müsteeriumi. Aga kuidas? Küsis Agnes. Võiksid sa aidata? Toimetajad ju lahendavad müsteeriume, on ju? Ema hakkas naerma. Müsteeriume? Toimetajad ei lahenda müsteeriume, toimetajad kirjutavad artikleid. Igatahes te selgitate välja segaseid asju, jätkas Agnes visalt. Asju peab ju ikka natuke uurima, et neist kirjutada. Ema muutus tõsiseks. No jaa, see on muidugi tõsi. Ma ei ole küll kunagi kirjutanud ajalehte artiklit vanast hauakivist, aga ma võin homme toimetuses küsida, kas keegi teab sellest midagi. Toimetajatele koguneb sageli igasugust kentsakat infot. Ühtäkki hüüatas keegi sealsamas. See peab paika küll! Ema ja Agnes võpatasid. Nende kõrvale oli ilmunud pikk ja kõhukas mees, kellel olid jalas tohutu suured viigipüksid, seljas valge triiksärk ja nende peal traksid. Ta nägi välja nagu must-valge tummfilmi tegelane, ainult kõva kübar puudus. Agnes vahtis meest imestusega, aga ema rõõmustas. Jussi, mida sina laadal teed? Mees viipas käega enda ümber ja muigas. Kas kõik teised pole kah siin? Ema naeris. On tõesti. Ta pöördus Agnese poole ja ütles. Agnes, Jussi on Harmala sõnumite peatoimetaja
ehk siis teisisõnu minu boss. Eriline rõõm tutvuda, ütles Jussi pidulikult ja sirutas oma suure käe. Sina oled niisiis Ulla tütar. Agnes noogutas ja haaras ettevaatlikult Jussi tohutu suurest kämblast. Tema käsi kadus tervenisti selle sooja pigistuse sisse. Ja kas ma saan õigesti aru, et sa lähed 6. klassi? Küsis Jussi. Agnes noogutas. Te olete siis Pullaga ühevanused, noogutas Jussi. Pullaga, kordas Agnes. Pullaga jah, Pulla on minu poeg. Te lähete kindlasti samasse klassi, siin on ainult üks kool. Oot, kus sa? Jussi vaatas enda ümber ringi ja alles siis märkas Agnes Jussi selja taga väga peenikest tumedate silmadega poissi. Poiss vaatas Agnese poole ja noogutas tervituseks. Seal sa oledki, hüüatas Jussi. Ega sa ennast ära ei peitnud minu selja taga. Noh, olgu. Vaata, siin on Agnes, meie uue toimetaja tütar ja te olete ühevanused. Kindla peale lähete sügisel samasse klassi. Isa, mul on kõrvad peas. Sa juba ütlesid seda, vastas Pulla. Agnes naeratas. Ta ei olnud oodanud, et poiss midagi säärast ütleb või et poiss üldse midagi ütleb. Esimese mulje järgi oli ta paistnud kuidagi norgus. Ah, et kõrvad, pahvatas Jussi ja puhkes mürinal naerma. Siis pöördus ta Agnese ema poole ja jätkas. Nonii, mis infot te otsite? Ema heitis pilgu Agnesele, kes alustas. Ma tahaksin teada ühe vana haua kohta, mille ma leidsin. Mida sa teada tahad? Näiteks seda, kes seal hauas on. Kas just sellepärast ei raiuta hauakividele nimesid? Küsis Jussi ja müristas jälle naerda. Agnes nägi, kuidas Pulla isa selja taga silmi pööritas. Mõnes mõttes oli täiesti arusaadav, miks. Selge see, vastas Agnes, aga see nimi mind huvitabki. Haud on väga vana, aga seal on minu nimi ja minu sünnikuupäev. Tähendab, peaaegu sinu nimi, parandas ema rõhuga, aga Agnes jätkas. Ja perekonnanime ei ole seal üldse. Perekonnanime pole, küsis Jussi huvitunult. See on küll imelik. Kui vana see haud on? Sellel on aastaarv 1938, vastas Agnes. See on nii sünni kui ka surma aasta. Jussi vidutas mõtlikult silmi. Ja. Harmala sõnumid hakkasid ilmuma aastal 1932. Kõik lehed on arhiivis olemas, sealt võiks midagi küsida. Sa mõtled leida surmakuulutust, küsis ema. Jussi noogutas, näiteks. Seda kaudu saaks vähemalt perekonnanime teada. Arhiiv ei ole küll avalikuks kasutamiseks, aga vahel oleme teinud erandeid. Ainult põhjendatult muidugi. Vanad lehed on õrnad, nendega peab ettevaatlikult ringi käima, nagu te kindlasti mõistate. Jussi heitis Agnesele pilgu, nagu oleks hinnanud, kas ta oskab vanade ajalehtede pudelaid lehti piisava ettevaatlikkusega keerata. Ma olen väga ettevaatlik, ütles Agnes rõhukalt. Jussi noogutas ja vaatas siis Pulla poole. Pulla võiks ju aidata. Ta on ennegi arhiivis käinud ja teab, kuidas seal asjad käivad. Ja Pullal pole ka mingit kiiret, sest on ju suvevaheaeg. Pulla nägi pisut kannataja moodi välja, aga Agnese ema rõõmustas. Suurepärane, millal sinna arhiivi võiks minna? Ma uurin järele, vastas Jussi. Mulle sobib kas või homme või õigupoolest ükskõik millal, ütles Agnes kiiresti. Väga hea, noogutas Jussi heaks kiitvalt. Sul paistab olevat uurija kalduvusi. Võib-olla saab sinust toimetaja, nagu sinu emastki. Pulla tegi jälle nägusid, aga Agnes ajas asi juba naerma. Jussi oli nagu suur mõmmik.
ja toimetajana võid siis müsteeriume lahendada, lisas ema ja Agnes turtsatas. Jussi ei saanud naljast aru, aga otsis taskust kortsus rahatähe ja ulatas selle Pullale. Minge lapsed, ostke näiteks jäätist, pani ta ette. Samal ajal saate omavahel tuttavaks. Pulla ei kõhelnud, vaid napsas raha pihku. Aitäh, isa, ütles ta ja seejärel Agnesele läki. Seda öelnud pööras ta ringi ja kadus kiiresti inimeste vahel põigeldes silmist. Kuule, oota nüüd natuke, hüüatas Agnes ja tormas talle järele.